Kunagi ei oleks ma uskunud, et olen üks neist naistest, kes veedavad hommikut tualeti kohal kummardades. Kuid siin ma olin kell 6:30 hommikul, mu keha tõrjus kõike, mida olin viimase 12 tunni jooksul söönud. Külmad plaadid mu põlvede all olid ebamugavad, suus tundsin vaid sappi ja kahetsust. See oli minu elu nüüd 12 nädalat rase ja nii haige, et ei suutnud enam meenutada, kuidas on ärgata ilma, et mu kõht üritaks end seestpoolt välja keerata. Kuulsin vaikselt ja ettevaatlikult lähenevaid samme koridorist. Brandon ilmus uksest sisse ja midagi tema näos pani mind isegi oma hädas peatuma. Ta nägi tõeliselt mures välja, tema silmad olid täis hoolt, mida ma polnud näinud juba nädalate, võib-olla isegi kuude jooksul. Jessica, kallis, sa ei saa nii jätkata, ütles ta põlvili mu kõrvale. Tema käsi puudutas mu selga, tehes väikeseid ringikujulisi liigutusi, nagu ta tegi siis, kui me alles alustasime kohtingutega. Luba mul teha sulle midagi. Midagi õrna. Olen lugenud, mis aitab hommikuse iiveldusega. Ma tahtsin naerda, aga olin liiga väsinud. Brandon oli 2 kuu jooksul olnud kauge, alates hetkest, mil rasedustest positiivne tulemuse andis. Ta oli lõpetanud mu puudutamise, välja arvatud kohmakad patsutused õlale. Ta hakkas hilja tööle jääma, tulles koju siis, kui ma juba magas. Ja kui tema ema, Patricia, alustas oma igapäevaseid kõnesid selle kohta, kuidas ma olen dramaatiline ja tähelepanu otsiv, vaatas ta lihtsalt oma telefoni ja ei öelnud midagi. Aga nüüd oli ta siin, käitudes nagu mees, keda ma olin 3 aastat tagasi abielus. Sa ei pea seda tegema, pomisesin, pühkides väriseva käega oma suud. Ma saan hakkama. Ei, sa ei saa. Lihtsalt jää siia. Ma teen sulle ideaalse hommikusöögi. Ingverit tee, röstsaimeega, munad pehmed, nagu sa armastad, ja ma lisan piparmünti. Sa armastad piparmünti, meenutas ta. Pärast kõiki neid nädalaid, mil ta käitus nagu võõras, kes elab mu kodus, äkki meenutas ta, et ma armastan piparmünti oma tees. Vahtisin teda, kuidas ta lahkus, liiga väsinud, et mõista, mis oli muutunud. Võib-olla oli ta lõpuks kellegagi tööl rääkinud, kes selgitas, et rasedus ei ole kerge. Võib-olla oli ta lugenud midagi internetis, mis pani ta mõistma, et ma ei teeselnud haigust. Või võib-olla, ja see oli mõte, mida ma ei soovinud endale tunnistada, tundis ta süüd, kuidas ta mind oli kohtlenud. Tõusin tualeti põrandalt, loputasin suud ja splashisin külma vett näole. Mu peegelpilti vaadates tundusin nagu kummitus, tumedad ringid silmade all, nahk kahvatu ja kurnatud. Juuksed, mida polnud 3 päeva jooksul pestud. Tundsin end nagu surev, mitte elu kasvatav. Kui jõudsin kööki, liikus Brandon sihikindlalt ringi. Keetis vett, röstsai oli valmis ja ta vahustas ettevaatlikult munekausis. Ta viskas minu poole mureliku pilgu. Istu palun. Sa ei tohiks seista. Istusin köögilauas, jälgides, kuidas ta töötas. Midagi tundus vale, aga ma ei suutnud aru saada, mis see oli. Ta oli liiga ettevaatlik, mõõtes kõike täpselt, kontrollides oma telefoni samal ajal, nagu järgiks retsepti. Brandon ei järgnenud kunagi retseptidele. Ta oli selline kokk, kes segas asju kokku ja lootis parimat. Kui veekeetja ulgus, valas ta kuuma vett värskete ingveriviilude peale mu lemmikmugis. Aroom, mis õhku kerkis, oli nii erutav, et esmakordselt pärast mitmeid päevi ei tõmmanud mu kõht enam pahameelele. Ta lisas veidi mett, segas hoolikalt ja viskas sisse ka mõned värsked mündilehed. Kus ta neid mündilehti saanud oli? Eile ei olnud meil neid kodus. Käisin poes enne, kui sina üles ärkasid, lausus ta, justkui oleks ta mu mõtteid lugenud. Ma tahtsin veenduda, et sul on kõik, mida vajad. Röstsai hüppas üles ja ta määris sellele mett ettevaatlikult, justkui oleks tegemist olnud kunstiteosega. Munad olid järgmised, kohev ja perfektne, serveeritud taldrikul väikese peterselli kaunistusega. Ta tõi kõik lauale kandikul, asetades selle mu ette nagu tõeline kuninganna. Söö aeglaselt, ütles ta. Väikesed ampsud. Ingver peaks aitama su kõhtu rahustada. Võtsin teetassi kätte, lastes soojusel mu kätesse imbuda. Aroom oli täiuslik, vürtsikas ingver, magus mesi ja jähemünt. Tõstsin tassi huulte juurde, kuid just siis märkasin Brandoni käsi. Need värisesid. Justkui pisut, aga kindlasti värisesid. Kas sul on kõik korras, küsisin murelikult. Mina.
Jah, mul on kõik hästi. Lihtsalt muretsen sinu pärast. Pead sööma, Jessica, beebi pärast. Enne kui sain lonksu võtta, kuulsin teravat kontsade klõpsu puidust põrandal. Mu kõht vajus täiesti ära. Patricia. Ta ilmus köögi ukseavasse, kandes oma igapäevast hommikusöögi kostüümi, mis tegi temast justkui kellegi, kes on valmis kedagi vallandama. Tema pilk lukustus koheselt mu ette pandud kandikule ning tema nägu muutus midagi vastiku ja võiduka vahepealseks. No nii, ütles ta, tema hääl oli kibeduse ja iroonia täis. Kas pole see eriline? Printsess saab kuningliku hommikusöögi, samal ajal kui meie peame end ise ära toitma. Tundsin tuttavat väsimust, mis tuli iga Patricia hommikuse kõne ajal. 10 kuud alates päevast, mil Brandon ja mina selle majja kolisime, mil ta endiselt kohtles seda oma valdusena, oli tema missioon olnud meelde tuletada, et ma ei ole tema pojale piisavalt hea. Ma olin liiga vaikne, liiga nõrk, liiga pehme. Ja nüüd, kui ma olin rase, oli ta lisandunud ka liiga dramaatiliseks ja tähelepanuahnuseks. Ema, mitte nüüd, ütles Brandon, kuid tema hääl oli nõrk. Mitte nüüd. Sinu naine saab voodis hommikusöögi, samas kui laua taga, ja ma peaksin olema sellest õnnelik. Ma töötasin väljal, kui ma sinuga rase olin, Brandon. Väljal suvekuumuses. Ja ma ei kurtnud kordagi. Mitte kordagi, välja arvatud selle. Ta viitas mulle, nagu ma oleksin lihtsalt mööbliese. Ta ei suuda isegi tükikest röstsaiast alla neelata, ilma et see kõigi probleem oleks. Midagi minus plahvatas. Võib-olla oli see nädalatepikkune pidev kriitika. Võib-olla oli see väsimus. Võib-olla oli see Brandoni nägu, kui Patricia hakkas rääkima, just kui ta nõustuks temaga, kuid oli liiga arg, et seda valjusti öelda. Tõusin püsti, võtsin kogu serveerimisaluse ja suundusin Patriciale, kelle silmad avardusid üllatusest. Sa oled täiesti õige, ütlesin rahulikul ja kindlal häälel. Sa oled terve elu nii kõvasti tööd teinud. Sa väärid seda rohkem kui mina. Palun naudi. Asetasin aluse tema ette leti peale ja astusin tagasi. Tema näole ilmus koheselt triumfi jahtumine, mis oli samaaegselt inetuks muutunud. Ta oli võitnud ja ta teadis seda. Lõpuks, ütles ta, haarates tasside eest. Keegi selles majas näitab mulle natuke austust. Vaatasin Brandonit. Kõik värv oli tema näost kadunud. Ta vaatas nüüd serveerimisalust oma ema ees ekspressiooniga, mida ma ei suutnud täpselt tõlgendada. Kas hirm või ärevus? Tema suu avanes ja sulgus nagu kala, kes õhus hukkumas. Brandon, ütlesin. Ta ei vastanud. Ta seisis nagu kivistunud, vaadates oma ema, kui ta võttis pikka lonksu ingveride eest ja ohkas ülepingutatud rahuloluga. Maitsav, ütles Patricia, pannes tassi maha ja haarates kahvli. Näe, Jessica, selline on tõeline toidu valmistamine. Sa võiksid midagi õppida. Äkki haaras Brandon letti jäänud võtmed. Ma pean minema, ütles ta, tema hääl oli kähisev. Ma olen tööle hiljaks jäänud. Sa pole kunagi hiljaks jäänud, vastasin. Mis toimub? Ei midagi. Ei ole midagi valesti. Lihtsalt unustasin varajase koosoleku. Pean kohe minema. Ta praktiliselt jooksis köögist välja. Kuulsin esikuust põrgujat sulgumas, seejärel tema auto mootori käivitumist, millele järgnes rehvide kriuks. Patricia oli liiga hõivatud munade söömiseks, tehes iga suutäie juures väikeseid rahulolevaid hääli. Kuid mina märkasin, kuidas Brandon käed värisesid. Ma märkasin, kuidas ta ei suutnud minuga silmsidet hoida, kui ta lahkus. Ma märkasin, et ta oli minu jaoks valmistanud selle uhke hommikusöögi, mida ta ei olnud teinud juba kuid, ning seejärel põgenes majast, niipea kui tema ema hakkas seda sööma. Midagi oli väga, väga valesti. Patricia lõpetas munad, tehes ülepingutatud rahuloluhääli, veendudes, et ma kuulen iga rahulolevat ohke. Ta ei tee viimse tilgani ja isegi sõi tassi põhjas olnud piparmündilehed, mis tundus liialdatud, aga ma olin liiga väsinud, et sellest hoolida. Olin hommikusöögist loobunud vaid selleks, et vaidlus lõpetada, ja nüüd olin tagasi alguses, näljane, iiveldav ning seisin köögis, mis lõhnas toidu järele, mida ma ei saanud süüa. See, kuulutas Patricia, pannes tühja tassi kindlalt lauale, oli tegelikult päris hea. Võib-olla peaks su mees mulle tihedamini toidu valmistama, kuna tema anded on selgelt raisku läinud kellegi peale, kes neid ei hinda.
Ma ei vastanud. See ei olnud mõtet. Olin 6 aega tagasi õppinud, et Patricia ei soovi vestlust. Ta soovis hoopis publikut oma julmusele. Pöörasin end köögist ära, plaanides minna üles tagasi ja proovida magama jääda, kui kuulsin teda väikest häält tegema. Kas sul on kõik hästi, küsisin pigem harjumusest kui murest. Jah, vastas ta ägedalt. Oli just väike kõrvetav tunne, ilmselt sellest, et pidin igal hommikul vaatama, kuidas Patricia majas ringi vahtis nagu kummitus. Jõudsin lõpuks trepist üles, iga samm tundus mulle kui mägi. Öökapil seisev telefon vilgutas mulle 3 vastamata kõnenumbrit, kõik Brandonilt. 3 kõnet 15 minuti jooksul, alates hetkest, kui ta oli lahkunud. Tõstsin pilgu ekraanile, mu sõrm hõljus tema nime kohal, kuid miski peatas mind tagasi helistamast. Meenus tema kahvatu nägu, justkui oleks ta hommikusöögitaldrikut vaadanud nagu pommi. Olin ilmselt paranoiline. Raseduse hormoonid ajasid mind segadusse. Brandon oli lõpuks otsustanud olla hea abikaasa, aga mina leidsin muresid seal, kus neid polnud. Heitsin voodisse ja sulgesin silmad, kuid uni ei tulnud. Allkorrusel kuulsin, kuidas Patricia köögis ringi liikus, tema kontsad klõbisesid põrandal. Siis kuulsin veel midagi, madalat ja valusat ägamist. Alguses ignoreerisin seda. Patricia nurises pidevalt millegi üle. Tema selg valutas. Jalad valutasid. Ilm tekitas talle peavalusid. Kuid siis kuulsin müra, nagu midagi langeks, ja heli, mis pani mu vereringe tarduma. See oli kellegi valus oksendamine. Tõusin üles ja tormasin allkorrusele. Patricia seisis koridoris, kummardunult, üks käsi kõhule toetatud ja teine seinast kinni. Tema nägu oli hall. Patricia, midagi on valesti, lausus ta vaevu. Mu kõht, see on nagu tule all. Enne, kui ma jõudsin vastata, tormas ta vannitoa poole ja kuulsin teda oksendamas. See polnud tavaline haigestumine, vaid vägivaldne ja valulik, justkui tema keha püüdis end seestpoolt välja keerata. Seisin koridoris, tardunult, kuulates tema ägamist oksendamise vahepeal. Kui ta 10 minuti pärast vannitoast välja astus, nägi ta välja hullem, kui ma kunagi näinud olin. Higi tõusis tema otsaesisele, meik oli laiali valgunud ja ta värises. Ma pean istuma, sosistas ta. Aitasin ta elutoa diivanile, mis tundus kummaline. See naine oli mu elukuude kaupa põrguks teinud ja nüüd hoidsin ma teda püsti, kui ta oma põrandal komberdas. Ta vajus diivanipatjadele, kerides end kokku. Võib-olla on see midagi, mida sa sõid, ütlesin, kuid need sõnad tundusid valeid juba hetk pärast nende lausumist. Midagi, mis ta sõi. Hommikusöök. Hommikusöök, mille Brandon valmistas. Hommikusöök, mis pidi olema mulle. Helista Brandonile, lausus Patricia vaevu. Ütle talle, et ma olen haige. Otsisin oma telefoni, käed värisedes ja valisin numbri. Ta vastas esimesel helinal. Jessica, kus sa oled? Kas sul on kõik hästi? Kas sa oled midagi söönud? Küsimused tulid nagu masinavärk, üksteist ületades. Tere ei olnud, ei küsitud tema ema tervise kohta. Ainult küsimused minu ja mu söögi kohta. Mul on kõik hästi, vastasin aeglaselt. Aga su ema ei ole. Ta on tõeliselt haige. Brandonilt kostus teiselt poolt vaikus. Pikk, raske vaikus. Brandon, kas sa kuuled mind? Su emal on abi vaja. Mis täpselt on tema sümptomid, küsis ta äkki. Tema hääl kõlas kummaliselt, nagu oleks see kaugel. Kõhus valutas, iiveldus vaevas. Ta higistas ja värises. Kõik juhtus äkki, nagu välk selgest taevast, umbes 45 minutit pärast seda, kui ta oli söönud hommikusöögi, mille sa valmistasid. Vaikus, siis küsisid sa vaikselt, sa ei söönud sellest midagi? Üldse mitte. Ei, ma andsin kõik talle, vastasin ma, et peame helistama kiirabisse, Brandon, ütlesin ma, tunnetades, et olukord on tõsine. Ei, see on liiga äärmuslik, vastas ta. Tal on ilmselt lihtsalt toidumürgitus või maohäda. Las ta puhkab. Just sel hetkel kostus Patrika suust kohutav hääl ja ma nägin, kuidas tema silmad rullusid pea taha. Tema keha vajus pehmelt diivanile, nagu oleks ta voolav vesi. Patricia, hüüdsin ma ja viskasin telefoni maha, kiirustades tema juurde. Ta hingas veel, kuid oli vaevu teadvuses, mumisedes segaselt.
Haarasin oma telefoni, mis oli kukkunud. Brandon, ma helistan 911. Midagi on tõsiselt valesti. Jessica, oota. Kuid ma ei oodanud. Helistasin hädaabiteenistusse. Mu käed värisesid nii tugevalt, et ma vaevu suutsin telefoni kinni hoida. Operaator vastas ja ma püüdsin selgitada, mis toimub, kuid mu sõnad tulid segamini. Naine kukkus kokku, oksendab, ei reageeri. Palun saatke keegi kohe. Kiirabi saabus 12 minuti pärast, kuigi see tundus nagu igavik. 2 paramedikandidaati tormasid sisse koos varustusega, esitades mulle kiireid küsimusi, millele ma vaevu vastata suutsin. Mida ta sõi? Millal sümptomid algasid? Kas tal on meditsiinilisi probleeme? Rääkisin neile hommikusöögist, ajast ja sellest, kui kiiresti kõik juhtus. Nad tõstsid Patricia kanderaamile ja üks paramedik küsis, kas olete perekond? Poja naine. Te peaksite meiega tulema. Ta on tõsises seisundis. Ronisin kiirabisse, jälgides, kuidas nad Patrikale abi osutasid, kui me kiiruselt haigla poole sõitsime. Nad panid talle hapnikumaski näole, alustasid tilgutamist ja kontrollisid korduvalt tema elutähtsaid näitajaid. Üks neist raadios edastas haiglasse sõnumeid, mis mulle arusaamatud olid. Tahükardia, hüpertensioon, võimalik toksiline allaneelamine, mürgistus. Mu telefon vibreeris taskus. Brandon helistas jälle. Otsisin tema nime ekraanilt, mu sõrm hõljus vastamisnupu kohal. Miks ta oli nii paanikas, kui ütlesin, et tema ema on haige? Miks oli tema esimene küsimus, kas ma olin midagi söönud? Miks ta nägi nii hirmunud välja, kui Patricia hommikusööki sööma hakkas? Laskisin kõne postkasti. Haiglas viidi Patricia kohe minema, arstide meeskond ümbritses tema kanderaami. Ma jäin üksi ootamisruumi, kus hõljus antiseptiliste ainete ja hirmulõhn, täites vorme teabega, millest ma vaevu midagi teadsin. Patricia sünnipäev, tema meditsiiniline ajalugu, kindlustusteave. Arvasin enamikku neist. Mu telefon vibreeris taas ja taas, Brandon helistas pidevalt, jättes sõnumeid, mida ma ei kuulanud. Iga kord, kui tema nimi mu ekraanile ilmus, tundsin, kuidas külm tunne sügavamale mu rinna sisse laskus. Umbes tunni pärast lähenes mulle arst, naine, kellel olid head silmad ja väsinud jooned suunurgas. Ta tutvustas end Helen Morrisonina. Kas te olete Patricia Chambersi poja naine, küsis ta. Jah. Kas temaga on kõik korras? Oli aeg, mil ma pidin tõsiselt rääkima. Morrison teatas, et peame privaatselt rääkima ja viis mind väiksesse konsultatsiooniruumi, sulgedes ukse taga. Kui ta mulle otsa vaatas, tundsin, kuidas mu süda hakkas kiiremini põksuma. Teie ämm on mürgitatud, sosistas ta. See polnud midagi tavalist ega juhuslikku, see oli väga spetsiifiline ravimite kombinatsioon, mis põhjustab ohtlikku toksilist reaktsiooni. Need ei olnud ravimid, mida leida tavalise kodukapist. Keegi pidi teadma täpselt, mida nad teevad, et selline segu luua. Kui ma seda kuulsin, kaldus ruum pärast hetkeks ümber. Haarasin tooli käetugedest, et end stabiliseerida. Hommikusöök, sosistasin ma, ta sõi hommikusööki, mille mu abikaasa mulle tegi. Ta valmistas selle mulle, aga ma andsin selle hoopis talle. Morrisoni näos tekkis mure ja ma nägin, kuidas tema silmad murelikult vilkuma hakkasid. See toit oli mõeldud just teile, ütles ta. Jah, vastasin ma, ja te ei söönud sellest midagi, küsis ta. Ei, mitte midagi. Ta tõusis äkitselt püsti. Palun andke mulle hetkeks aega. Ärge lahkuge sellest ruumist. Vaadates väikese ukseaknasse, märkasin, kuidas ta tõmbas välja oma telefoni ja tegi kõne, samal ajal käega kiiresti žeste tehes. Ta vilksas tihti minu poole tagasi, tema nägu tõsine. Minu telefon vibras taas. Brandon. Alati Brandon, kes helistab ja helistab. Seekord liikus mu sõrm enne, kui ma suutisin end peatada ja vastasin. Jessica, õnneks oled sa seal. Kus sa oled? Kuidas on mu emaga? Tema hääles oli ärevus. Miks sa põgenesid, Brandon, küsisin ma, mu hääl kõlas külmalt ja tasakaalukalt. Miks sa nägid nii hirmunult välja, kui su ema seda hommikusööki sõi? Mis seal oli? Vaikus teisel pool liini ütles mulle kõik, mida ma pidin teadma. Ma ei tea, millest sa räägid, ütles Brandon lõpuks, kuid tema hääl murdus viimase sõna juures. Ma olen mures oma ema pärast.
Millises haiglas sa oled? Tulen kohe. Vasta mu küsimusele kõigepealt. Mis oli seal hommikusöögis, mille sa mulle valmistasid? Kuulsin, kuidas ta hingas teisel pool, kiiresti ja madalalt. Siis katkestas kõne. Ta oli mind maha pannud. Olin oma telefonile jõllitanud, mu mõte keerles ringiratast, mis viis mind pidevalt tagasi ühte ja sama uskumatu järelduseni. Brandon oli selle hommikusöögi mürgitanud. Ta oli selle spetsiaalselt minu jaoks hoolikalt valmistanud, järgides oma telefoni juhiseid. Ja kui ma andsin selle hoopis Patriciale, muutus ta kahvatuks ja jooksis kodust minema. Minu abikaasa oli proovinud mind tappa. See mõte oli nii erakordne, nii arusaamatu, et mu aju püüdis seda pidevalt tagasi lükata. See oli Brandon, mees, kes oli mulle rannas päikeseloojangu ajal kosinud. Mees, kes nutnud, kui näitasin talle positiivset rasedustesti, kuigi tema pisarad tundusid sel hetkel kummalised, mitte täpselt õnnelikud, mitte täpselt kurvad. Mees, kes oli lubanud mind armastada nii haiguses kui tervises, oli muutunud külmaks ja distantseks hetkest, kui ma rasedaks jäin. Ta, kes oli lõpetanud mind puudutamast, lõpetanud minuga rääkimise, veetis iga õhtu hiljatööl. Mees, kes seisis vait, kui tema ema Patricia igal hommikul mind sõnadega ründas. Just sel hetkel sisenes ruumi doktor Morrison koos 2 teise inimesega, ühte ülikonnas mehesse ja teise politseivormis naisesse. Mu süda hakkas tugevalt põksuma. Jessica, see on detektiiv Torres ja ohvitser Williams, ütles doktor Morrison õrnalt. Nad peavad sinult mõned küsimused küsima seoses sel hommikul toimunuga. Detektiiv Torres istus minust vastas, tema tumedates silmades oli terav pilk, mis hindas mind. Ta nägu oli selline, mis oli näinud kohutavaid asju ning ei olnud enam üllatunud. Räägi mulle kõigest, mis sel hommikul juhtus, ütles ta. Alusta algusest. Ära jätta midagi välja, niisiis rääkisin talle, kuidas ma hommikul haigena üles ärkasin. Kuidas Brandon ilmus vannitoa ukse taha murelikuna, mida ma polnud kuude kaupa näinud. Kuidas ta oli ette valmistanud hommikusöögi, samal ajal pidevalt oma telefoni kontrollides. Kuidas tema käed olid värisenud, kui ta serveerimistassi lauale pani. Rääkisin Patricia julmustest ja oma otsusest toidu talle anda. Kuidas Brandoni nägu oli kahvatuks muutunud, kuidas ta oli komistanud ja minema jooksnud. Ta on viimasel ajal olnud teistsugune, lisasin, sõnad voolates nüüd kiiremini. Alates sellest, kui ma rasedaks jäin, on ta olnud külm ja distantne ja tema ema Patricia on pärast pulmi olnud minu suhtes kohutav. Aga ta ei ole kunagi mind kaitsnud. Mitte kunagi. Ta lihtsalt vaatas kõrvale või muutis teemat, detektiiv Torres kirjutas kõike väikesele märkmikule. Kas su abikaasal on olnud ligipääs mingitele ravimitele, retseptiravimitele või muule, küsis ta. Ta võtab ärevusravimeid ja midagi une jaoks. Ma arvan, et ta toob neid igakuiselt apteegist. Kas sa tead nende nimesid? Kergelt raputasin pead. Ta ei ole kunagi mulle öelnud. Ta on selles osas väga privaatne. Kas ta on maininud rahaprobleeme, võlgu midagi, mis võiks viidata rahalisele stressile, küsis ta edasi. Ei, mitte midagi sellist. Ta sai töö juures umbes 3 kuud tagasi edutamise. Kui midagi, siis on meil nüüd rohkem raha kui varem, teatasin, peatudes hetkeks, et meenutada. Aga ta nõudis, et ma allkirjastaksin uue elukindlustuse poliisi umbes 2 kuud tagasi. Ta ütles, et see on oluline, nüüd kui me last saame, et mul oleks katte olemas, kui midagi peaks minuga juhtuma. Detektiivi pliiats peatus ja ta vaatas minu poole, märkasin tema näos muutust. Kui suur oli poliis, küsis ta. 500,000. Ruumi langes vaikuse hetk. Isegi doktor Morrison vaatas kõrvale ja märkasin, et ohvitser Williams liikus ebamugavalt. Jessica, ütles detektiiv Torres ettevaatlikult. Kas su abikaasa on sind kunagi füüsiliselt või muul moel kahjustanud? Ei, kunagi. Ta on olnud külm, jah, aga mitte vägivaldne. Ma arvasin, et ta on lihtsalt stressis, et temast saab isa, et ta lõpuks muutub, mu hääl murdus, ma ei arvanud, et ta tahaks mind surnuks. Doktor Morrison põlvitas minu tooli kõrval, et mind toetada. Jessica istus külmavärinad läbi keha, kui ta istus arsti kabinetis, silmad lahti ja mõtted segaduses. Har Morrison ja detektiiv Torres vahetasid pilke, mis tekitas temas ärevust. Me peame sinult mõned testid võtma, ütles doktor rahulikult.
veretööd, et uurida, kas su süsteemis on mingeid jälgi nendest ravimitest. Jessica, kui kaua on sul olnud tugev hommikune iiveldus, küsis doktor, samal ajal kui ta patsiendi muresid kuulama jäi. Umbes 6 nädalat, võib-olla kauem, vastas ta, häbelikult pilku põrandale suunates. Alguses oli see kerge ja siis läks järjest hullemaks. Ja kuidas oli su rasedus enne seda? Normaalne, väsinud, õhtuti natuke iiveldav, aga mitte midagi sellist. See äkiline ja intensiivne haigus puutus doktor juttu. See ei ole tavapärane, et hommikune iiveldus kestab 6 nädalat ja intensiivistub. See viitab sellele, et võib olla mingit muud tegurit. Jessica süda hakkas kiiremini põksuma. Mida sa silmas pead, küsis ta, hirmutunne tõusmas. Kui su abikaasa on järk-järgult lisanud neid ravimeid su toitudesse, siis võivad su sümptomid olla tekkinud just seetõttu. Su keha on võidelnud toksiinide vastu, mis võib kergesti sarnaneda raseduse halvenemise sümptomitega. Ruumi hakkas keerlema. Ta haaras tooli servast, püüdes mõista, mida doktor ütles. Brandon ei olnud mitte ainult üritanud teda mürgitada, vaid tegi seda nädalate kaupa. Iga eine, mille ta oli tema jaoks valmistanud, iga tasteed, mida ta voodis tõi, kui tal näis olevat hoolivus, kõik need olid olnud aeglane mürgitamine. Beebi, sosistas ta, hirmust hingetuks jäädes. Kas beebi on korras? Me vaatame ka seda, kinnitas doktor Morrison. Aga Jessica, su oksendamine, kuigi see on olnud kohutav, on tegelikult võinud sind päästa. Kui oled enamiku toidust välja oksendanud, ei ole toksiinid saanud koguneda surmavatesse tasemetesse. Ruumi sisenes õde, kes tõi verevõtmise seadmeid. Jessica lasi tal siduda käele turniiri, jälgides, kuidas tema veri täitis ampulle. Tõendid selle kohta, et tema abikaasa oli teda aeglaselt tapnud, samal ajal kui ta väitis hoolimist. Pean sind küsima midagi keerulist, katkestas detektiiv Torres, kui õde tööd jätkas. Kas sul on aimu, miks su abikaasa võiks soovida, et sa oleksid surnud? Elukindlustusrahast kaugemale. Jessica avas suu, et öelda, et ei, kuid siis peatunud. Oli midagi, mis oli teda tükk aega häirinud, aga ta oli selle kõrvale tõuganud, sest ei tahtnud seda näha. Ta on palju kellegagi sõnumeid saatnud, ütles ta vaikselt. Kellelegi nimega Kevin, hilja öösel, kui ta arvab, et ma magan. Ta hoiab alati telefoni nii, et ma ei näe ekraani. Ja ta naeratab, kui ta sõnumeid loeb. Tõeliselt naeratab, nagu ta poleks mulle üle aasta naeratanud. Kevin, kes, uuris detektiiv. Ma ei tea. Kaaslane. Ma arvan, et Brandon on temast korra või 2 rääkinud. Nad söövad mõnikord lõunat koos. Torres tegi rohkem märkmeid. Me peame vaatama su abikaasa telefoni ja arvutit, tema töömeile, finantsandmeid. Kas midagi muud tuleb sul meelde? Midagi ebatavalist tema käitumises viimase paari kuu jooksul. Jessica mõtles sellele sügavalt. Oli aeg, mil ma pidin sundima end meenutama detaile, mille üle olin liiga väsinud ja haige, et neid tol hetkel kahtluse alla seada. Mu mees oli hakanud käima trennis. 3 kuud tagasi, just pärast seda, kui ma rasedaks jäin. Kunagi ei olnud ta sportimise vastu huvi tundnud, kuid nüüd käis ta 4 korda nädalas, alati õhtuti ja iga kord 2 või 3 tunni kaupa. Alguses arvasin, et see on lihtsalt tema viis leevendada tulevase isa stressi. Küsimus tema trennikaaslaste kohta ei tulnud kunagi jutuks. Ta ütles, et käib üksi, kuid mõnikord, kui ta koju tuli, märkasin, et ta lõhnab parfüümi järele. Mitte sellise üle, mis tal tavaliselt oli, vaid millegi kallima järele. Ühel korral leidsin tema spordikoti seest kviitungi restoranist, mis asus teisel pool linna. See oli kena koht, kus tavaliselt viidakse kedagi kohtingule, mitte kuskil, kus peale trenni toitu haarata. Detektiiv sulges oma märkmiku. Jessica, ma pean olema sinuga aus. See tundub väga tõsise katse mõrvana, mis võib olla eelnevalt planeeritud, ütles ta. Peame su abikaasa viivitamatult üle kuulama. Kas sa tead, kus ta hetkel võiks olla? Just siis vibreeris mu telefon. Brandon oli saatnud sõnumi, tulen haiglasse. Peame rääkima. Ma saan kõik selgitada. Näitasin ekraani detektiiv Torresile. Tema naeratus oli sõbralik, kuid mitte sõbralik, pigem nagu kiskja, kes on leidnud oma saagi. Täiuslik, lausus ta. Las ta tuleb.
Detektiiv Torres tegi telefonikõne, rääkides madalal häälel kellegagi, et korraldada politseinike positsioneerimist ja turvalisuse tagamist. Politseinik Williams lahkus ruumist ilmselt selleks, et koordineerida lõksu, mida nad Brandonile seadsid. Istusin toolil, käed enda ümber tõmmatud, tundes, nagu oleksin astunud kellegi teise õudusunenäkku. Jessica, kui su abikaasa saabub, peame sul rahulikuks jääma, rääkis detektiiv Torres. Käitu nii normaalselt kui võimalik. Meil on politseinikud haiglas igal pool positsioneeritud ja mina olen sinuga lähedal. Sa ei ole ohus. Ma ei usu, et ma suudan teda vaadata, sosistasin. Ma ei suuda seal istuda ja teeselda, et kõik on korras, kui tema kuidagi. Morrison surus mu õlga. Sa oled tugevam, kui arvad. Sa andsid selle hommikusöögi ära, kuigi kõik sinus tahtis seda süüa. See instinkt, see otsus päästis su elu. Õde tuli mind ultraheli ja muude testide jaoks viima. Kui ma pikutasin uuringute laual külma keeli all, vaadates ekraanil vilkuvat oma beebipilti, nii väikest ja nii uskumatult habrast, tundsin, et midagi kõvendas mu sees. See tilluke inimene ei olnud midagi valesti teinud. Ta ei väärinud isa, kes üritas tappa oma ema enne, kui ta isegi sündinud oli. Süda lööb tugevalt, ütles tehnik. Kõik näeb hea välja. Sul on seal sees tõeline võitleja. Võitleja nagu emme, nagu laps. Viisid mind tagasi 3. korrusele privaatruumi kaugele erakorralise meditsiini osakonnast. Detektiiv Torres selgitas, et nad olid Patriciaga intensiivravisse kolinud 2. korrusele. Jessica lebas nüüd stabiilsena, rahustite mõju all, kuid ta oli elus. Arstid olid tema kehas toksiine välja loputanud just õigel ajal. Ta on õnnelik, et sa helistasid, kui sa seda tegid, ütles Morrison. Veel tund aega ja kahjustused oleksid võinud olla pöördumatud. Just siis vibreeris mu telefon jälle. Brandon, ma olen parkla juures. Mis korrusel sa oled? Detektiiv Torres noogutas mulle ja ma kirjutasin värisevate sõrmedega vastuse, 3. korrus, tuba 312. Pea rahu, ütles detektiiv. Lase tal rääkida. Me kuulame kõike. Ta näitas mulle väikest seadet, mis oli tema jakkide krae külge kinnitatud, mikrofon. Siis lahkusid tema ja politseinik Williams toast, kuid ma teadsin, et nad olid ukse taga, jälgides väikese akna kaudu. Istusin haiglavoodi äärel, oodates. Iga sekund kestis nagu tund. Mu mõtted keerlesid õudsetes detailides möödunud hommikus. Brandon oli ette valmistanud toidu, tema käed värisesid ja ma ei saanud unustada tema hirmunud nägu, kui Patricia seda sõi, mitte mina. Kui kaua ta oli seda plaaninud? Kui mitu korda oli ta magamistoas mu kõrval lamades mõelnud mu surmale? Kõlas samme koridoris. Mu keha pingestus. Uks avanes ja Brandon astus sisse, käes lillekimproose. Punased roosid, mu lemmikud, kuigi ma ei mäletanud, millal ta viimasena mulle lilli tõi. Ta oli vahetanud riideid, seljas uus särgike ja autovõtti. Tema juuksed olid ideaalselt sätitud. Ta nägi välja nagu mees, kes oli viimased paar tundi end ette valmistanud, mitte nagu mees, kelle ema on intensiivravis. Jessica, ütles ta ja tema hääl murdus, kõlades tõeliselt emotsionaalselt. Aitäh, et sa oled korras. Kas sa oled ok? Kas nad kontrollisid sind? Beebi. Beebi on korras, ütlesin ma, püüdes hoida oma häält võimalikult rahulikuna. Mina olen korras. Sinu ema on see, kes on haige. Ta pani lilled voodi kõrvale väikesele lauakesele ja ma märkasin tema käsi, sama käed, mis olid valmistanud mu mürgitatud hommiku, värisesid jälle. Kuidas tal läheb? Kas ma tohin teda näha? Ta on intensiivravis. Külastusi ei lubata veel, jälgisin ma hoolikalt tema nägu. Brandon, mis juhtus sel hommikul? Miks sa nii kiiresti lahkusid? Ma ütlesin, et mul oli varajane koosolek. Ma unustasin selle, kuni... Sa ei unusta kunagi koosolekuid. Ja sa ei lahku kunagi ilma juukseid sättimata. Sa jooksid praktiliselt sellest majast välja. Tema lõualihased pingestusid. Ma olin hiljaks jäämas, Jessica. See on kõik. Mul on kahju, et ma ei olnud seal, kui emal halvasti läks. Ma oleksin pidanud jääma. Arstid ütlevad, et ta oli mürgitatud. Lasin selle sõna meie vahel õhku jääda, jälgides tema reaktsiooni.
Tema nägu läbis kiiresti mitmeid väljendusi, üllatus, segadus, mure ja veel midagi, mida ma ei suutnud täpselt määratleda. Ärevus võib-olla või kalkulatsioon. Mürgitatud. See on hull. Kuidas ta oleks võinud mürgitatud saada? Nad arvavad, et see oli midagi, mida ta sõi. Midagi, milles oli väga spetsiifiline ravimite kombinatsioon. Ma ei valmistanud talle midagi. Ma tegin hommikusööki ainult sinu jaoks, mäletad? Ta lihtsalt võttis selle. Ta jooksutas oma käe läbi juuste, rikkudes ideaalse soengu. Jumal, see on minu süü. Ma oleksin pidanud teda peatama. Aga sa tead, kuidas ema on, kui ta midagi tahab, siis ei saa teda millekski veenda. Miks sa olid nii kurb, kui ma talle hommikusöögi andsin? Mida? Ma ei olnud kurb. Ma olin mures sinu pärast. Sa pead sööma, Jessica. Sa oled rase. Sa oled pidevalt haige. Ja sa just andsid ära ainus toit, mille ma sulle tegin. Ta oli hea. Kui ma poleks täna hommikul tema nägu näinud, kui ma poleks kuulnud paanikat tema hääles telefonis, oleks ma ehk uskunud, et ta räägib tõtt. Aga ma olin näinud. Ma olin kuulnud ja ma teadsin, et ta valetas. Ravimid, mis leiti su ema süsteemist, ütlesin ma aeglaselt. Need on samad, mida sa võtad ärevuse ja une jaoks. Tema nägu muutus. Mask libises hetkeks ära ja ma näin midagi külma ja meeleheitlikku selle all. Siis kohandas ta oma näoilmed taas murelikuks. See on võimatu. Mu ravimid on vannitoas kapis. Ma pole neid päevade jooksul puudutanud. Keegi pidi neid kasutama. Ta peatunud ja ma jälgisin, kuidas ta mõtteid ümber hindas. Oota, kas sa ütled, et keegi mürgitas mu ema teadlikult mu ravimitega? Kas sa vihjad, et mina tegin seda? Muidugi mitte, Jessica. Kuidas sa saad seda küsida? Ta on mu ema ja see hommikusöök oli sinu jaoks, mitte tema. Kui keegi mürgitas toitu, siis ta peatus taas ja seekord oli hirm tema silmades ühemõtteline. Siis nad üritasid sind kahjustada. Keegi üritas sind mürgitada ja ema sai seda kogemata. Oh jumal, Jessica, sa oleksid võinud surra. Ta ulatas mulle käe, kuid ma tõmbusin tagasi. Tema käsi seisis õhus külmunud. Ära puuduta mind, Jessica. Mis toimub? Miks sa nii käitud? Kui kaua sa oled mind mürgitanud, Brandon? Küsimus kõlas tasaselt ja külmalt. Brandon avas ja sulges oma suu, tema käsi langes külgedele. Millest sa räägid? Minu hommikune iiveldus. See on 6 nädala jooksul halvenenud, mitte paranenud. Arstid arvavad, et keegi on järk-järgult lisanud mu toidule väikestes kogustes ravimeid, kogudes toksiine aeglaselt, tehes selle välja nägema nagu raseduse tüsistus. See on hullumeelne. Sa ei mõtle selgelt. Raseduse hormoonid, stress. Lakka valetamast mulle. Minu hääl tõusis, kajades steriilsetes seintes. Ma tean, et see olid sina. Ma tean, et sa oled mind nädalate viisi mürgitanud. Ma tean elukindlustuslepingust. Ma tean. Uks lõhkes lahti. Detektiiv Torres astus sisse ja tema järel järgnes ohvitser Williams koos 2 veel vormis politseinikuga, keda ma varem polnud näinud. Brandon Chambers, ütles detektiiv Torres, tema hääl oli terav ja ametlik. Ma vajan sind meiega küsimiseks seoses Patricia Chambersi ja Jessica Chambersi mõrvakatsega. Brandoni nägu muutus heledaks. Ta vaatas mind, siis detektiivi ja taas mind. Jessica, sa helistasid politseisse. Ma olen su abikaasa. Ma olen su lapse isa. Sa üritasid mind tappa, ütlesin. Ja selle väljaütlemine tegi selle reaalseks viisil, mis polnud varem olnud. Sa üritasid tappa oma last. Ma ei teeks kunagi nii. Jessica, palun. Sa pead uskuma mind. Ma armastan sind. Ma armastan meie last. Oli hetk, mil kõik tundus segadusena. Detektiiv Torres vaatas mind kindlalt ja ütles, see on lihtsalt arusaamatus. Tuleme ja selgitame asjad selgeks. Meil on paar küsimust. Üks küsimus oli kiirelt õhus, kas ma olen arreteeritud? Veel mitte, vastas ta, aga kui sa seda eelistad, saame ka seda korraldada. Brandon heitis mulle viimase paluva pilgu. Ma ei suutnud enam temaga silma kokku lüüa ja pöörasin pilgu ära. Olgu, ütles ta lõpuks.
Ma vastan teie küsimustele, aga ma tahan advokaati. See on teie õigus, vastas detektiiv Torres ja noogutas oma abidele, kes asusid Brandi kõrval. Lähme. Kui nad teda ukse poole juhtisid, pööras Brandon end veel kord minu poole. Jessica, ma tõesti ei teinud seda. Pead mind uskuma. Ma ei kahjustaks sind kunagi. Iial. Siis nad lahkusid ja ma jäin üksi haiglaruumi, hoides käes kimproose, mis nägi nüüd välja nagu matusekorraldus. Minu telefon oli endiselt käes ja kui ma sellele pilgu heitsin, märkasin teateid, mida olin konfrontatsiooni ajal ignoreerinud. Need ei olnud Brandonilt, vaid numbrilt, mida ma ei tundnud. Esimene sõnum küsis, kas kõik on korras. Brandon lahkus täna hommikul töölt paanikas. Teine sõnum, ta ei vasta mu kõnedele. Ma olen mures. Kolmas sõnum, mis mu südame seiskuma pani, ütles, Jessica, kui sa seda loed, siis ma vabandan. Ma ei tahtnud, et asjad nii kaugele läheksid. Minu nimi on Kevin. Minu käed hakkasid värisema ja ma peaaegu kukutasin telefoni. Kevin, see nimi, mida Brandon oli hiljuti öösiti tekstinud. Inimene, kes pani teda naeratama. Avasin sõnumite vestluse ja mu kõht langes. Seal oli sadu sõnumeid, mis ulatusid kuude taha. Ma kerisin ülespoole, lugedes neid üha kasvava õudusega. Brandon oli saatnud Kevinile sõnumi vaid 2 tundi tagasi, kõik laguneb. Ta andis hommikusöögi mu emale. Ema võib surra. Mida ma teen? Kevin oli vastanud, ole rahulik. Jätka plaani. Pole ühtegi tõendit, mis sind millegagi seoks. Brandon aga vastas, tõendeid on igal pool. Ravimid, otsingud minu arvutis, kindlustuspoliis. Ma ei oleks pidanud sind kuulama, Kevin. Me oleme selles koos. Kui sina langed, langen mina ka. Hoia oma suu kinni ja võta advokaat. Ma jätkasin kerimist, mu silmad udusid pisaratest ja raevust. Sõnumid räägisid elukindlustuspoliisist, probleemist vabanemisest ja plaanist alustada uut elu koos, kui Jessica on pildilt kadunud. Detektiiv Torres astus tagasi tuppa ja leidis mind seal nutmas, silmad telefonis. Mis toimub, küsis ta. Ma ulatasin talle telefoni ilma sõnagi ütlemata. Ta luges sõnumeid, tema nägu muutus iga sõnumiga tumedamaks. Kevin, sosistasin. Ta on seda kõike plaaninud Keviniga. Nad on koos. Nad tahtsid mind surnuks, et saaksid koos olla. Detektiiv Torres võttis välja oma telefoni ja tegi kõne. Peame tooma Kevin Morrisoni küsitlemiseks kohe ja hankima korralduse Brandon Chambersi telefoni ja arvuti jaoks. Me oleme ta kinni pidanud. 2 tundi hiljem toodi Kevin sisse. Detektiiv Torres näitas mulle tema pilti. Hästi riietatud, kauni blondi juustega mees, kes paistis 30ndates eluaastates, kandis kerget naeratust, mis suutis inimesi kohe usaldama panna. See naeratus oli ilmselt üks põhjusi, miks mu abikaasa oli otsustanud mu tappa. Istusin haiglaruumis, jälgides detektiiv Torresi edusamme. Nad olid konfiskeerinud Brandoni telefoni, sülearvuti ja tööarvuti. Iga seade jutustas sama lugu, kuude kaupa planeerimist, uurimist ja minu surma kavandamist nagu äriühingu projekt. Brandoni sülearvuti otsinguloo lugemine oli kõige kohutavam osa. Seal olid salajased mürgid, õpetused, kuidas surm näeks välja nagu sünnituskomplikatsioonid, elukindlustuse hüvitised abikaasa surma korral, riigid, kus pole väljaandmise lepinguid. Ta oli isegi liitunud veebifoorumitega, kus küsis hüpoteetilisi küsimusi täiusliku mõrva kohta, arvates, et on anonüümsed ekraani taga, kuid ei olnud piisavalt ettevaatlik. Internetis ei ole midagi tõeliselt anonüümset. Detektiiv Torres tuli tagasi, käes tekstisõnumite väljatrükid Brandoni ja Kevini vahel. Ta laotas need lauale nagu mängukaardid, igaüks neist üha süüdistavam. Vaata seda, ütles ta, osutades 3 kuu tagusele sõnumile, mis saadeti kohe pärast minu rasestumist. Kevin oli kirjutanud, see muudab kõike. Sa ei saa teda nüüd jätta, ilma et kaotaksid poole kõigest, pluss lapsetoetus 18 aastaks. Brandon vastas, ma tean, aga ma ei saa enam teeselda. Ma ei saa koos temaga last kasvatada, kui armastan sind. Kevin jätkas, siis läheme plaaniga B, me oleme sellest rääkinud. Ainult nii saame kõik, maja, raha, elu, mida tahame, ja keegi ei kahtle milleski. Rasedatel naistel on komplikatsioonid kogu aeg.
Lugesin sõnumit sõnumi järel, igaühega süvenes nooleke mu südamesse. Nad olid kavandanud iga detaili. Aeglane mürgitamine, et mu surm näeks välja nagu tõsised sünnituskomplikatsioonid. Suur elukindlustuspoliis, mille Brandon oli mind allkirjastama sundinud. Isegi ajastus oli hoolikalt läbi mõeldud, nad soovisid mind surnuks enne, kui laps sündis, enne kui asjad keerulisemaks muutuksid. On veel, ütles detektiiv Torres vaikselt, välja tõmmates veel ühe dokumendi. Oleme leidnud tõendeid Brandoni tehtud ostude kohta viimase 3 kuu jooksul. Maja Kevini nimele, suvekodu teises osariigis. Lennupiletid broneeritud järgmiseks kuuks riiki, kus ei ole USA-ga väljaandmise lepingut. Ta oli kavandanud 2 kuud vale leina mängida, kindlustusraha koguda ja seejärel koos Kevini elama minna. Ent beebi, küsisin ma, mu hääl kõlas tühjana. Mida ta beebiga ette kavatseb võtta? Torres vaatas mind sügava kurbusega silmades. Jessica, sul ei olnud kunagi plaanis sünnitada. See annus, mida ta kogus täna hommikul, kui sa oleksid seda hommikusööki söönud, oleksid sa tunnis surnud. Beebi oleks surnud koos sinuga. Ta oleks helistanud 911 liiga hilja, mänginud murtud südamega abikaasat ja keegi ei oleks kahtlustanud midagi. Rasedatel naistel juhtub komplikatsioonide tõttu surma. See on tavaline. Olin arvanud, et olen kõik oma pisarad nutnud, kuid siiski voolasid nad edasi, kuumad, vihased pisarad, mis põletasid mu põski. Mu abikaasa, mees, keda olin armastanud ja kellele olin usaldanud, oli valmis mitte ainult mind, vaid ka meie süütut last tapma raha, teise mehe ja elu nimel, mis ei sisaldanud meid. Nüüd on nad mõlemad ülekuulamisruumides, ütles detektiiv Torres. Ja nad hakkavad mõlemad murduma. Kevin süüdistas kogu süü eest Brandoni, väites, et see oli kõik Brandoni idee ja tema lihtsalt järgnes sellele. Brandon aga väitis, et Kevin manipuleeris temaga, sundis teda sellesse olukorda ja pani teda arvama, et see on ainus lahendus. Mis nüüd edasi? Nüüd lähevad nad mõlemad väga kauaks vangi. Katsemõrv, vandenõu mõrvaks, kindlustuspettus. Meil on piisavalt tõendeid, et nad aastateks vangi panna. Morrison astus vestlusse, kontrollides mu kaarte ja elulisi näitajaid. Mu vereanalüüsid olid näidanud madalaid tasemeid neist ravimitest, mis olid peaaegu Patricia elu võtnud, tõend, et Brandon oli mind nädalate viisi mürgitanud, nagu nad olid kahtlustanud. Hea uudis, ütles Morrison, on see, et teie kehas ei olnud tasemed kunagi piisavalt kõrged, et püsivaid kahjustusi tekitada. Teie keha võitles selle vastu, peamiselt oksendamise kaudu ja beebil ei ole kahjumärke. Mis on Patricia seis, küsisin ma, stabiilne ja paraneb. Oleme ta intensiivravist välja viinud. Ta on tegelikult sinust küsinud. See üllatas mind. Patricia, kes oli mu elu kuu jooksul põrguks teinud, oli minust küsinud. Kas ma saan teda näha? Morrison noogutas. Ma arvan, et talle meeldiks see. Nad viisid mind koridorist Patricia tuppa. Ta oli voodis toetatud, näidates välja väiksem ja haavatavam kui kunagi varem. Tema näoteravad jooned tundusid kuidagi pehmemad ja tema silmad olid punased nutmisest. Jessica, ütles ta, kui sisse astusin ja tema hääl murdus. Nad ütlesid mulle kõike. Nad rääkisid, mida mu poeg üritas teha. Ma ei teadnud, mida öelda. Kuidas reageerida sellisele asjale? He üritas sind tappa, jätkas Patricia, pisarad voolavad tema näolt. Ta üritas tappa sind ja oma last. Ta kattis oma näo kätega. Ma tegin su elu põrguks. Ma olin sinuga igal päeval julm. Ma nimetasid sind nõrgaks ja dramaatiliseks, kui sa olid haige ja kogu selle aja mürgitas mind mu enda poeg. Ja siis täna hommikul, kui ma olin nii vihane selle hommikusöögi üle, andsid sa selle mulle ikkagi. Sa oleksid võinud lasta mul lahkuda, oleksid saanud ise süüa, aga sa andsid mulle mürgitatud toidu. Sa päästsid mu elu, võttes endale mürgi, mis oli mõeldud sulle. Ma ei teadnud, et see oli mürgitatud, ütlesin ma vaikselt. Aga sa andsid selle mulle isegi siis, kui sa olid näljas, isegi siis, kui ma olin sinuga kohutav. Mis inimene teeb sellist asja? Mis inimene näitab nii palju armu kellelegi, kes on teda nii kohutavalt kohtlenud? Istusin toolile tema voodi kõrvale. Sa oled ikka veel tema ema. Sa kasvatasid teda. See polnud sinu süü, eks? Patricia silitas oma silmi, pühkides kuiva ja terava viisil pisarad ära.
mina õpetasin talle, et naised on olemas, et teenida. ma õpetasin talle, et tunded ei ole nii olulised kui välimus. ma õpetasin talle olema isekas ja nõudlik. võib-olla ei pannud ma mürki tema hommikusöögile, kuid ma aitasin luua mehe, kes seda tegi. me istusime hetkeks vaikuses. siis ulatas Patricia oma käe ja haaras mu oma, see oli esimene lahke žest, mille ta kunagi minu suunas tegi. ma ei saa tagasi võtta viimase 106 sündmusi, ütles ta, ma ei saa võtta tagasi julmi sõnu, mida ma ütlesin, ega viisi, kuidas ma sind kohtlesin. kuid kui sa lubad, tahaksin proovida paremini. tahaksin olla see vanaema, keda su beebi väärib. mitte see, kes aitas luua koletist, vaid see, kes aitab kasvatada head inimest. vaatasin meie käsi, tema käed olid vanad ja kulunud, minu omad noored, kuid nõelapunktsioonide jälgedega, mis tulid kõigist veretõmmetest. 2 naist, kes oleks pidanud olema vaenlased, tõi kokku kohutav asi, mis oli meid peaaegu mõlemat hävitanud. 1 päev korraga, ütlesin ma, kätkedes sõnu, mida ma hiljem veel kord kasutan. me saame selle 1 päeval korraga selgeks, noogutas Patricia, pigistades mu kätt õrnalt. õigustoimingud toimusid kiiremini, kui ma oodata oskasin. Brandoni advokaat üritas läbi rääkida, kuid tõendid olid ületamatud. tekstisõnumid, otsingulugu, rahanduse jäljed näitasid, et Kevin ostis Rannamaja raha eest, mis tuli Brandoni ametikõrgenduse kaudu. apteegi dokumendid tõendasid, et Brandon oli oma retsepte täiendamas sagedamini kui ette nähtud, varudes ravimeid. Kevin murdis esimesena, nõustudes tunnistama Brandoni vastu vähendatud karistuse vastu. ta väitis, et Brandon oli olnud kinnisideeks vabaduse ideest, et ta surus plaani peale ja Kevin lihtsalt järgnes sellele. kuid tekstisõnumid näitasid vastupidist, 2 meest, kes olid võrdselt investeerinud mõrvasse, võrdselt valmis hävitama süütut naist ja last oma õnne nimel. kohtuasi kestis 3 nädalat. ma pidin istuma selles kohtusaalis ja kuulama, kuidas Brandoni advokaat üritas mind kujutada kui paranoiat, kui kedagi, kes oli valesti mõistnud armastava abikaasa katseid hoolitseda. kuid tõendid olid liiga tugevad, muster liiga selge. žürii arutas 4 tundi. süüdi kõigis süüdistustes, katse mõrvata mind, katse mõrvata meie sündimata last, tegelik mürgitamine ja katse mõrvata Patricia, vandenõu, petmine, kõik. kohus mõistis Brandoni 25 aastaks kuni eluaegse vanglakaristuse. Kevin sai 15 aastat vandenõu ja kaasosalise eest katse mõrvata. ma istusin seal kohtusaalis ja vaatasin, kuidas paifid viisid mu abikaasa käed raudus minema. ta vaatas tagasi viimast korda ja ma ei näinud tema silmades kahetsust, vaid viha, et tema plaan oli ebaõnnestunud, viha, et ma olin elanud. 3 kuud hiljem seisin ma haigla parklas, kus kõik oli muutunud. mu kõht oli nüüd ümar, silmatorkav mu lahtise sviitri all. raske hommikune iiveldus oli lõpuks taandunud, kui kõik toksiinid olid mu kehast lahkunud. ma sain jälle süüa, magada, tunda, kuidas mu laps mu sees liigub. Patricia oli seal, et mind arsti vastuvõtule saata, nagu ta oli palunud luba. me olime hakanud vaikselt looma midagi uut, mis ei olnud täpselt sõprus ega ka perekond, vaid midagi ausat ja tõelist. Patricia oli lahkunud kodust, kus ta koos Brandoniga elas, leidnud endale oma korteri ja hakanud käima terapeudi juures, et leppida oma leina ja süütunde üle. valmis, küsis ta. valmis, vastasin ma, koos astusime hoonesse, kust Morrison tervitas meid sooja naeratusega. vaadakem, kuidas beebi end tunneb, ütles ta. ultraheli ekraanil nägin ma oma tütart, jah, tüdrukut, kes liikus ja venitas. tema südamelöök täitis ruumi, tugev ja ühtlane. üks ellujäänud, nagu tema ema. ta on perfektne, ütles Morrison, terve ja kõik on õigel teel. ma vaatasin ekraanile selle pisikese inimese peale, kes oli enne sündimist juba mürgi ja reetmisega silmitsi seisnud. tunne mu sees muutus. see ei olnud andestamine Brandonile, see võib-olla ei juhtu kunagi, vaid midagi muud. midagi nagu rahu. mis nime sa talle annad, küsis Patricia vaikselt. olin sellele mõelnud nädalaid, kaalunud 10 nimesid, kuid ainult üks tundus õige. lootus, ütlesin. tema nimi on lootus. sest just seda ta tähendas. tõest, et isegi kui keegi üritab sind hävitada, isegi kui inimene, keda sa kõige rohkem usaldad, muutub sinu kõige halvemaks vaenlaseks, on sul võimalik ellu jääda. sa saad tuua uut elu tuhast. sa saad valida armu kibeduse asemel, elu surma asemel.
Läksin haiglast tol päeval Patricia kõrval, käsi mu kõhul, kus lootus kasvas tugevaks. Tulevik sirutus meie ees, ebakindel, kuid siiski minu. Ei enam mürki, ei enam vale, ei enam hirmu. Ainult naine, tema tütar ja see raske teadmine, et vahel viivad elu kõige hullemad hetked sind sinna, kus sa alati pidid olema. Olin andnud ära selle hommikusöögi, et vaigistada julma naise pilkavad sõnad, teadmata, et päästsin seeläbi oma elu. Mõnikord, isegi kui armu antakse vastumeelselt, tuleb see tagasi, et sind päästa viisil, mida sa kunagi ei osanud ette kujutada. Ja mõnikord muutuvad inimesed, kes sind kõige rohkem haavasid, sinu ootamatuks liitlaseks tervenemises. Üks päev korraga oli Patricia lubanud. Üks päev korraga olin ma nõustunud. Ja just nii me edasi liikume. Üks päev korraga, ehitades elu, mis väärib elamist, kasvatades tütart, kes teab oma väärtust ja ei aktsepteeri kunagi vähem. Lootus vääris seda. Ja mina ka.